Tere päevast ja ilusat vabariigi aastapäeva, head televaatajad! Eesti Televisioon alustab otseülekannet Tallinnast Vabaduse väljakult, kus loetud minutite pärast algab aasta üks oodatumaid telesündmusi Eesti Vabariigi 98. sünnipäevale pühendatud paraad. Tänast sündmust aitab kommenteerida kolonel Peeter Tali ja palju õnne veel kord! Tänan väga, sõduril läheb õnne ikka tarvis. No ilm on suurepärane, meeleolu on ülev, mida uut seekord? Seekord näitavad meie NATO-liitlased väga jõuliselt meie oma kohalolekut, on ülelend, me näeme NATO õhuoperatsioonide juhtimislennukit avaks, NATO mitmeotstarbelisi ründelennukeid, hävitajaid Eurofighter F-16 ja näeme ka pioneeripataljoni tehnikat, kelle ülesanne on tagada meie vägede liikumine ja turvalisus. No kõlab väga hästi, aga pidupäeva meeleolu aitab täna meil luua ka reporter Rasmus Kaage, kes on nüüd valmis esimeseks intervjuuks. Ole hea! On ilmselge, et tänasel paraadil kiidetakse, tunnustatakse ja tänatakse eelkõige tublisid Eesti mehi ja mehi meie liitlasarmeedest, kes kõik on Vabaduse väljakule ennast üles rivistanud. Aga me ei tohi mitte mingil juhul unustada ka naisi, sest mis me teeksime ilma naisteta ja ühe naise olema siit Harju tänavalt ka kenasti kinni püüdnud. Tema on õhupataljoni reamees Merili. Kuivõrd eriline päev see, Merili, sinu jaoks on? Ei, väga eriline, kuna kui olen vaadanud ise neid paraade, siis olen alati mõelnud, et võiks ka ise osaleda nendes ja nüüd on see võimalus käes mul ja lõpuks mõtlen, et äkki vaatavad ka teised väiksed lapsed mind ja mõtlevad, et kunagi tahaks ka osaleda, et saan olla teistel eeskujuks. Pole kahtlustki, et kõikides kodudes üle vabariigi küsitakse, et miks üks Mustamäelt pärit 19-aastane kena noor tüdruk läheb vabatahtlikult? Suvi ja mõtlesin, miks mitte, kuna oli vaba aasta, siis tuli see kuidagi hästi ära sisustada ja ära proovida ja katsetada ennast eelkõige, et olen võimeline selleks. Kui palju teid seal? Tüdrukuid 4. Et õhutõrjepataljus ma olen ainuke ja teised on pioneeripataljonid. See õhutõrjepataljoni tulepatarei tegeleb? Hetkel ma olen siis nii-öelda raketi peal, kus me õpime õhutõrjet, kuidas vastast õhust hävitada raketiga, mis tuleb ka hiljem näha, kus auto peal olema. No pange siis tähele, kus täpselt Merili on, sest sellepärast, et see auto, millega sa tõepoolest Harju tänavale jõudsid, avaldas mulle küll väga muljet ja sa istusid sina otses, mõtles nüüd selle, ma ei ole öelda, mis asi see täpselt on, aga selle taga, millega tõenäoliselt õhust kellegi alla tulistatakse. On see selline nagu aukartust tekitav tunne ka, et selline tähtis positsioon sul on? Ikka. Et see on tähtis ja kui mingi vale liigutus on, siis võib kõik ebaõnnestuda, nii et väga hoolas peab olema. Oled sa iseenda jaoks mõelnud ka läbi, mis saab siis, kui sul ajateenistus läbi saab, kuivõrd sa seod oma tuleviku üldse armeega? Ja ma tahaks ikka edasi minna õppima ja loodetavasti ka õhutõrjet edasi minna õppima, aga eks see paistab, et kindlasti on mõte minna sõjakooli. Kuivõrd sind täna, Merili, tegelikult hirmutavad kõik see, mis maailmas toimub, need samad jutud, mida ka meedias räägitakse, just kui nagu võimendatakse, et 60 tundi ja nii edasi, kas on ikka nii palju, kas on nii vähe, mõtled sa nende asjade peale? Ikka, see on paratamatus ja muidugi on hirmus tunne, aga mõtle, et kui tuleb, siis lähed vastu ja saad hakkama sellega, et ei ole midagi hullu. Kui palju sellest täna kaitseväes räägitakse, kui palju tüdrukud, kes kaitseväes on omavahel sellest räägivad, mis saab siis, kui peaks juhtuma? Ei tea, väga ei räägi, sest kuna ma olen ainus oma pataljonis, teiste tüdrukutega väga ei kohtu ja väga hullult ei räägi sellest. Mis on sinu vanemate tunne või mõte sellest, et sa oled kaitseväes? Nad väga elavad kaasa mulle. Mu ema isegi on öelnud, kui temal oleks see võimalus, nad oleks ta ka läinud, et nad on väga õnnelikud, ma seda teen ja väga elavad kaasa. Õhutõrjepataljoni tulepatarei 3. rühma reamees Merili Varter, suur tänu selle intervjuu eest ja vaadake siis ja pange tähele, kus Merili ühe auto katusel täpselt istub ja siis te näete, kui tähtsal positsioonil ta on. Stuudiosse tagasi. No me jälgime seda loomulikult tähelepanelikult, aga mitte ainult seda, sest täna on mida vaadata. Täna kokku siis paraadil 35 lippu, ligi 1100 osalejat, 9 kompaniid, 4 patareid, 10 rühma, 2 orkestrit ja 90 ühikut tehnikat.
Eesti sõdurid, kaitseliitlased, üliõpilased ja meie liitlased, kes on nii tehnikal, jalgseriivis kui ka katavad meid õhust. Ja no tõeline paraadi ilm on täna, ilm on, kraadid on nullis ja plats on sõna otseses mõttes puhtaks tehtud. Nii et löö või tantsu. Paraadi juhatab siis Riho Terras, Kaitseväe juhataja, kindralleitnant ja paraadi rivistab Kaitseväe veebel, ülemveebel Siim Saliste. Iga eduka ohvitseri taga on üks väga tubli veebel, kes targalt jääb varju, aga kannab hoolt, et kõik asjad sujuksid ja üksused oleks üles rivistatud kõige paremal võimalikul viisil. Ja nüüd, daamid ja härrad, aasta oodatumad hetked. Paraadile saabub Vabariigi president. Veel 2 nime ära nimetada, Artur Tiganik ja Andres Lillemägi on samuti tublisti vaeva näinud, nii nagu kogu Kaitsevägi loomulikult. Ja brigaadikindral Artur Tiganik, kes on siis Kaitseväe juhataja asetäitja ja vahipataljoni tseremoniaal allohvitser veebel Lillemägi. Härra Eesti Vabariigi president, Eesti Vabariigi iseseisvuspäeva paraadiks on üles rivistatud Kaitseväe, Kaitseliidu, Sisekaitseakadeemia ja liitlaste üksuses. Rivis on 10 kompanii, 4 patarei, 10 rühma, 90 ühikut tehnikat ja 2 orkestrit. Kokku 1077 osalejat. Kaitseväe juhataja, kindralleitnant Riho Terras. Ja nüüd siis jätkub kõik nii, nagu ta on alati paraadidel olnud. President teeb paraadi ülevaatuse ja muide, kui ma ennem küsisin, et mis paraadil uut on, siis mõtlesin ühe asja veel välja. Kaitseväel on uus peakaplan, major Gustav Kutser. Koloneltnud. Ja ta on siis teeninud nii Saaremaal kui Tartus ja mitmed tänuväärt ettevõtmised on ka tema kaasabil saanud algatuse. Näiteks siis vigastatud võitlejate ühing. Ja selles mõttes on iga paraad uus, sest enamik ajateenijaid, kes on rivis, on siin esimest korda. Vabariigi president tervitab siis Eesti Vabariigi lippu, mis on kindlalt reservohvitseride käes. Nüüd ta tervitas Kaitseväe üldlippu, maaväelippu, õhuväelippu, õhuväe ülem on kolonel Jaak Tarjan, mereväelippu, mereväe ülem on mereväe kapten Sten Sepper, erioperatsioonide väejuhatuse lippu, erioperatsioonide väejuhatuse ülem on kolonel Riho Ühtegi, kelle president ülendas koloneliks nüüd. Belgia kuningriigi liputoimkond ning nüüd
meie lõunanaabrid lätlased ja seejärel tervitab president Leedu Vabariigi lippu. Väga kiire tempoga läheb paraadi algus. Meie liitlaste Poola lippu tervitab Vabariigi president. Ja nüüd on Balti Kaitsekolledži lipp, mida juhib Toomas Boltovski. Sümboolselt siis 3 riigi lipud. Tervis! Tervis! Härra president! Head vabariigi aastapäeva teile! President tervitas siis Kaitseväe ühendatud õppeasutuse lippu ja kõrgema sõjakooli kadette, kes on paraadrivis. Tervis, siseväelased! Tervis! Härra president! Head aastapäeva teile! Tervitas staabi- ja sidepataljoni lippu staabipataljoni ülem on kolonelleitnant Rene Innos. Tervis, presidendi kaardivägi! President tervitas siis oma kaardiväelasi, vahipataljoni lippu. Lipp on kapten Rivo Sirki käes. Kaitseväe juhataja on olnud ka vahipataljoni ülem. Tervis, Viru Valged! Tervis! Härra president! Head iseseisvuspäeva teile! President tervitas Viru pataljoni lippu, et Viru pataljon valmistab ette siis tankitõrjujaid ja jalaväelasi. President tervitas Ameerika Ühendriikide dragunite ratsaväelaste lippu, aga nendest me räägime hiljem põhjalikumalt. Tervis! Härra president! Ilusat iseseisvuspäeva teile! President tervitas siis Kuperjanovi pataljoni lippu, legendaarseid surnupealusõdureid. Meie liitlasi Ühendkuningriigist ütles president ja nüüd liigub Kaitseliidu lipu ette. Ja läheb mööda ja tervitab nüüd Harju Maleva lippu. Kaitseliidu Harju Malev! Tervist, härra president! Ilusat iseseisvuspäeva teile! 2015 siis praktikalises laskmises Harju Malev Euroopa meister. Harju Malev on Kaitseliidu üks suuremaid ja olulisemaid malevaid Tallinna ja Tartu Maleva kõrval. Ning Tallinna Maleva akadeemiline malevkond. Tervist, Tallinna akadeemiline malevkond! Tervist, härra president! Ilusat ja akadeemilist iseseisvuspäeva teile! Korporatsioonide ja üliõpilasseltside värvilised teklid. Tervist, Siseakadeemia kadetid! Tervist, härra president! Head iseseisvuspäeva teile! Sisekaitseakadeemiat esindavad paraadil politsei- ja piirivalvekolledži, justiitskolledži ning päästekolledži kadetid. No nii, sellise ilusa ülesehitusega on siis paraad, et üksused on oma üksuse piires rivistatud üksteise selja taha, seetõttu ka esimene ringkäik läks väga kiiresti. Ja president veeldus oma silmaga, et tõepoolest kõik on paraadiks valmis. Nüüd aga paraadi ühed oodatumad hetked. Kaitseväe juhataja kõne kindlasti ärevatel aegadel on huvitav kuulata, millised on tema rõhuasetused. Paraad! Otse! Vaat! Laval! Lugupeetav Eesti Vabariigi president, austatav Riigikogu esimees, härra peaminister, ekstsellentsid, kaitseväelased ja kaitseliitlased, head kaasmaalased. Täna
Eesti Vabariigi aastapäeval seisame üheskoos Vabaduse väljakul. Siinsamas toimus Eesti Vabariigi esimese iseseisvuspäeva Kaitseväe paraad. Peeti innustavaid kõnesid. Käis küll vabadussõda, aga uudised rindelt olid rõõmustavad. Sõjavägede ülemjuhataja kindralmajor Johann Laidoner teatas, et vaenlane on Eesti piiridest välja aetud. Olgu ülemjuhataja poolt telegrammis toodud rõõmusõnum täna ette loetud. Eesti iseseisvuse aastapäevaks on minul au ajutisele valitsusele, kõigi Eesti Vabariigi sõjavägede, meie noore laevastiku ja vahvate Soome vabatahtlikute nimel teatada, et vaenlane on piirini aetud ja Eestimaa on vaenlastest vaba. Tema uued suured pealetungimised Volmari, Pihkva ja Narva sihil on meie vägede poolt tagasi löödud. Loodan, et meie vahvad väed ka edaspidi oma kodumaad, Eesti demokraatilist vabariiki, niisama kindlalt saavad kaitsema, kui nemad seda senini on teinud. Samal päeval 97 aastat tagasi otsustas ajutine valitsus asutada tänini Eesti kõrgeima autasu, Vabaduse risti. See oli noore riigi tänu oma ohvitseridele ja sõduritele, riigiametnikele ja liitlastele. Selle tänu sümbolit näete tänagi meie kohal üle Vabaduse väljaku kõrguvat. Vabadussõja ajalugu oli inimeste lugu, kes vabal tahtel, südame sunnil ja kindlat sihti silme ees pidades oma riigi iseseisvuse eest sõtta läksid. Vaba tahe ja aatelisus olid Eesti riigi sünni juures määrava tähtsusega. Ammu enne, kui omariiklus teoks sai, koondusid Eesti helgemad pead Eesti asja ajama seltsidesse ja koosolekutele. Tänases mõistes oli see kodanikuliikumine ehk vabakondlus. Seda võib julgelt pidada Eesti riigi nurgakiviks. Niisama palju ja ilma kahtluseta võib Eesti riigi kaitsenurgakiviks pidada Kaitseliitu. Kaitseliit sai karastuse Vabadussõjas. Kaitseliitu kuulus enne sõda üle 40 000 liikme. See oli Eesti kõige suurem vabatahtlikke ühendav jõud. Ka täna on Kaitseliit Eesti kõige suurem vabatahtlikke ühendav jõud. Kaitseliitu kuulub täna üle 25 000 liikme ja see tähendab märkimisväärset kasvu vaid viimase aasta jooksul. Kaitseliitu kuuluvad inimesed, kelle jaoks riigikaitse on loomulik osa elust. Nad on meie vennad ja õed. Nad on meie pojad ja tütred. Nad on meie emad ja isad. Nad elavad maal ja linnas, igas ilmakaares, ja neid on palju. Nad on kõige teadlikum ja kõige kiiremini tegutsev jõud koha peal. Nemad on meie riigikaitse esimene kaitseliin. Täna, vabariigi aastapäeval, tahan ma esile tõsta ühte paljudest tublidest kaitseliitlastest. Tema nimi on Aare Kabel Järva malevast ja ta valiti 2015. aastal aasta kaitseliitlaseks.
tema tublidusest, pühendumusest ja mitmekülgsusest annab tunnistust fakt, et 15 aastat tagasi valis Eesti Naisliit Aare aasta isaks. Ta on täna perega siin meie keskel. Ütleme kõik talle mõttes aitäh. Kaitseliidu kasvamine on peegeldus meid ümbritsevast julgeolekupildist. Inimesed, kes hoolivad oma riigi käekäigu eest ja soovivad seda kaitsta, ei lase päid norgu, vaid astuvad Kaitseliitu. Nad leiavad võimaluse oma vaba tahe, oskused ja teadmised riigi teenistusse anda. Head kaasmaalased, Kaitsevägi on täna tugevam kui eelneval aastal. Eelmisel aastal toimus meie Kaitseväe taastamise järgse ajaloo kõige suurem õppus. Sellele elas kaasa kogu Eesti rahvas. Suurõppus Siil näitas meile, et me oleme valinud õige tee ja võime oma iseseisva kaitsevõime arendamisel kindlalt toetuda reservväele. Nagu ütles õppuse lipukiri, iga okas loeb. Ma tänan kõiki ohvitsere ja allohvitsere, ajateenijaid ja reservväelaseid, kaitseliitlaseid ja liitlaseid, kes üheskoos andsid oma panuse, et Eesti oleks veel kindlamini kaitstud. On päev selge, et ka tulevikus tuleb sellises mahus õppuseid ette võtta, sest see on parim viis saada kinnitust sõjalise riigikaitse toimimisele ja muuta seda veelgi paremaks. Sarnaselt Kaitseliidule on eelmine aasta olnud ka Kaitseväele kasvamise aasta. Oleme suuremad inimeste arvult ja kasvame ka uute, reaalset sõjalist võimet jõudu omavate võimete läbi. Kaasaegne tankitõrjesüsteem ja skautidele ostetud lahingumasinad muudavad Eesti Kaitseväge veelgi tugevamaks, veelgi liikuvamaks. Eesti ajalugu on korduvalt näidanud, et oleme rasketest aegadest kindlamini üle saanud siis, kui meil on olemas liitlaste tugi ja meid mõistetakse. Täna mõistetakse, kuulatakse ja toetatakse Eestit rohkem kui kunagi varem. Eesti kuulub maailma kõige tugevamasse liitu, NATO-sse. NATO on väga kiirelt, otsustavalt ja asjakohaselt reageerinud julgeolekukliima muutustele. Ämari lennubaasis teevad lahinglende Belgia lahinglennukid, Tapal teenivad õlg õla kõrval Eesti ja Ameerika Ühendriikide sõdurid. Koos harjutades ja üksteist paremini tundma õppides tekib jõud, mida mitte ühelgi vastasel ei ole mõistlik proovile panna. Järgnevatel kuudel ootame Eestisse Saksamaa, Poola ja paljude teiste NATO riikide üksuseid. See laiendab veelgi Eesti sõjalise heidutuse kandepinda. Meil on heaks tavaks saanud, et vabariigi aastapäeval marsivad meiega koos paraadrivis meie sõbrad. Tervitan meie liitlaseid Ameerika Ühendriikidest ja Ühendkuningriigist, Belgiast ja Poolast, Lätist ja Leedust. Head Eesti inimesed,
Nii nagu meie liitlastele on tähtis meie julgeolek, on Eestile oluline oma mõtetes ja tegudes olla koos sõpradega. Me näeme ja tunneme igapäevaselt, et maailm ei ole muretu paik. Sõdu ja konflikte, mis neelavad üldsuse tähelepanu, on rohkesti. Jõujooned, mis kujundavad riikide ja rahvaste vahelisi suhteid, ei ole kivisse raiutud, vaid on pidevas muutumises. Eesti ülesanne selles muutuvas maailmas on jääda kindlaks oma traditsioonidele, oma põhimõtetele ja oma väärtustele, olla vastutustundlik ning vajadusel anda oma panus ja ulatada abikäsi. Eesti Kaitsevägi on viimase 20 aasta jooksul pannud oma oskused ja teadmised maksma maailma eri paigus. Me peame ka tulevikus valmis olema sekkumiseks seal, kus rahvusvaheline üldsus näeb võimalik olevat vägivalda tõkestada ning inimeste elu turvalisemaks muuta. Omaenda riigikaitse arendamisel peame aga lähtuma põhimõttest, et võimed, kasutame me neid siis Lähis-Idas, Malis või Afganistanis, peavad olema 100% valmis Eesti riigi kaitsmiseks. Sest see on Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu kõige olulisem ülesanne. Ja lõpetuseks. Meie rahva iseseisvus ja vabadus ei ole kunagi olnud ega saa mitte kunagi olema iseenesestmõistetav. Meie rahva ja vabaduse kaitseks on loodud Eesti riik. Elagu Eesti Vabariik! No midagi ei ole öelda, Kaitseväe juhataja oskab ennast kuulama panna ja kõnel on sisu ka. Väga särtsakas kõne oli ja mitu olulist asja, mida Kaitseväe juhataja rõhutas. Liitlased. Paraadi õnnistamiseks loen pühakirja salmid 1. Saamueli raamatu 13. peatükist. Aga Seppa ei leidnud kogu Iisraeli maal, sest filistid olid öelnud, et heebrelased ei teeks mõõka või piiki. Ja kogu Iisrael pidi minema alla filistite juurde teritama, iga mees oma saharauda, kõblast, kirvest või raudlabidat. Ka meie rahvuseepuse kangelasel polnud mõõka. Ta pidi selle tellima naabermaalt. Kui võitlemiseks läks, tuli tal käepärase vahendiga ehk lauaga lüüa serviti. Nõuandja siil sai tänutäheks siilu tema kasukast. Ei tea, kas seoses suurõppusega siil on lapsed hakanud arvama, et siilil ongi 13 000 okast. Igatahes möödunud aasta Google'ist üks enim otsitud sõna oli seotud siiliga. Olulisem on siiski teadmine, et okkad anti targa nõuande eest. Ka tänapäeval on nii. Nõuannete eest, mida Eesti jagab NATOga, saame soomusokkaid vastu. Kas targa nõuande ja sõjalise jõu kõrval on ka muid jõudusid, mida vajame? Väejuhi Napoleoni arvates on maailmas ainult 2 jõudu, mõõk ja vaim. Ent temagi tõdes. Kuid lõpuks võidab vaimujõud alati mõõgajõu. Seda vaimujõudu läks vaja rahva vanemate kogul
98 aastat tagasi, mil maailmasõja ja revolutsiooni tõttu oli meie maal relvajõudusid rohkesti ja kesk seda sõjamollu tuli end kuulutada sõltumatuks. Nad uskusid, kui riik sünnib kas või üheks päevaks, on ta sündinud. Kõigest 25 aastat tagasi, veebruaris 1991. aastal, kuulus Eesti veel formaalselt Nõukogude Liitu. Võõraid relvajõude oli siin maal arvatust rohkem. Iseseisvuspäeva paraadi peeti piirivalve õppekeskuses Remnikul, kus liinurite relvi asendasid dokid, mille otsa olid kinnitatud sinimustvalged lipukesed. Ei olnud meie maal seppa, kes relvi valmistaks. Kes mäletavad neid aegu, võivad kinnitada. Vaimujõud ülendas ja kompenseeris relvade puudumise. Praktiliselt paljakäsi oldi 91. aastal teletorni ja muude riiklike objektide kaitsel. Taas iseseisvumise aja esimene president Lennart Meri on tabavalt märkinud. Riik sünnib vaid korra, kuid vabadus peab taas sündima iga päev. Täna, kui uhkusega vaatame oma riigi kaitsjatele ja liitlastele siin väljakul, kõikjal üle Eesti ja riigipiiridest kaugemal, siis kinnitagem üksteisele. Kaasvõitlejad, teie sõjalisest jõust ja rahvaga ühisest vaimujõust sõltub meie vabadus igal uuel päeval, taas ja taas. Selleks hoidku ja kaitsku meid kõige vägevam. Olgu õnnistatud meie teenistus ja pühendumine riigi kaitsmisele. Jumala Isa ja Poja ja Pühavaimu nimel. Aamen. No paraad on õnnistatud, aga jäime ennist pooleli Kaitseväe juhataja kõne mõne mõttega ja liitlased ja Kaitseliit olid võib-olla kaks märksõna. Ja väärtused. Väärtused, just. Ja väärtused, mis meid seovad liitlastega, sest me oleme ühises läänelikus väärtuste ruumis. Ja peakaplan major Gustav Kutsar õnnistas siis paraadi ära. Gustav Kutsar on tubli ja kindla usuga mees ja ka sündmustest ei maksa ette kiirustada. Kindlasti saab ta ka ühel vabariigi aastapäeval kolonelleitnantiks. No kõik tuleb omal ajal või natuke hiljem. Ma ei saa saarlasena muidugi jätta mainimata, et ta on teeninud ka Jaani Karja ja Valjala koguduses, Muhu kogudus ja samuti Pöide. Ja tema tegevuses Saaremaal on väga suured jäljed maas. No nii, aga nüüd siis Kaitseväe juhataja kõne juurde ja loomulikult on hea mõte see, et me ei peaks võtma seda iseseisvust kuidagi liiga iseenesest mõistetavalt. Selle nimel tuleb vaeva näha. Selle nimel tuleb iga päev pingutada ja kaitseväelased, reservväelased ja kaitseliitlased, mida ta rõhutas, ka pingutavad päris tõsiselt iga päev ja ta ilma asjata ei toonud välja Aare Kabelit, kes on kaitseliitlaste hulgas väga lugupeetud mees ja üksuse ülem ja kaitseliitlased viskavad ise nagu pooltõsiselt nalja, mis ei pruugigi väga nali olla, et kabeli üksust ei maksa torkida, et iga vastane saab sealt kiirelt korraliku kabelimatsu. Peeter, aga mitu okast siilil on siis? No võime vaadata, et tegelikult 15 kuni 16 000, aga ega see mõte ei ole täpselt lugeda, et kui palju neid on. See mõte on see, et iga inimese panus riigikaitsesse on äärmiselt oluline. Vahet ei ole, kes see on see kaitseliitlane, kodanik, maaomanik, ajateenija või reservväelane. Me peame kõik tahtma ja siis on meil võimalik ennast kaitsta. Ja nüüd siis Eesti Vabariigi lipp ja see on kindlalt reservohvitseride käes. Indrek Reismann, lippur on Raivo E. Tamm, kes sai ka Vabariigi presidendilt ordeni. Ja Tiit Riisalo, ettevõtja, ja nüüd Indrek Reismanni varjus on kogenud ajakirjanik ja peatoimetaja Aavo Kokk, endine peatoimetaja. Ja nii Eesti Ekspressi kui Eesti Päevalehe kogemusega. Ja siin on siis Kaitseväe lipp ja mõõgaga lipuohvitser on Rasmus Lippur, kes on
Kaitseväe juhataja administratsiooni ülem, õhuväelane on major Linkov, Hiiumaa mees ja nüüd näidatakse juba maaväelippu. Lipuohvitser on kapten Jüri Pajuste, lippur nooremleitnant Mikk Haabmaa ja lipusaatorid on kapten Aivo Asuküla ja nooremleitnant Indrek Kaik. Ja siis lipu järel marssis vahipataljoni rühm, presidendi kaardiväelased ja nüüd on siis õhuväe lipp ja lipuohvitser on major Andres Helm Rosin, kes on õhuväe staabi väljaõppejaoskonna ülem. Ja lippur on kapten Rain Muru ja lipusaatorid leitnant Kalle Oruaas ja leitnant Tõnis Pärn. See võlusõna on ikkagi õhuturve ja praegu on valves Belgia õhuväe lennusalk siis F-16 hävitajatega. Ja meie ise toodame õhupilti ja juhime neid hävitajaid ja kõiki liitlaslennukeid meie õhuruumis. Ja nüüd on siis mööda marsil mereväe lipp. Kaptenleitnant Indrek Hanson, kes on mereväebaasi ülem, lippur on kaptenmajor Villu Kleesmann ja lippu saadavad siis kaptenmajor Ain Pärna ja kaptenmajor Janek Naur. No eelmise aasta suursündmus oli kindlasti Eesti vetes miinitõrjeoperatsioon Open Spirit. Ja nüüd on peaaegu nähtamatud mehed, erioperatsioonide väejuhatused. Siin saame korra veel õnne soovida kolonel Riho Ühtegile, kes on üks väheseid näoga mehi erioperatsioonide väejuhatusest. No need on kõvad vennad ilma liialdamata. Need on kõvad vennad jah, et nad on kohal, asjad juhtuvad ja neid ei ole näha, et neid on kutsutud ka viirastussõduriteks ja Eesti erioperatsioonide eriväelastel on väga suur operatsioonikogemus, nad on hetkel ka Senegalis ja nüüd on mööda marsil siis Belgia õhuväelased. Ja nemad teavad siis peaaegu kõike F-16-st. Ja nad võivad seda parandada ja hooldada, et seal on relvatehnikud, elektroonikud, infotehnoloogid. Ja nüüd on mööda marsil meie liitlased Lätist. Läti Kaitseväe staabipataljoni aukompanii ohvitserid ja allohvitserid. Lippur kapral Jaanis Ziemers, 5-aastase staažiga. Ja nüüd on siis mööda marsil Leedu Vabariigi liputoimkond suurhertsog Gediminase nimelisest staabipataljonist, aukompanist ja nüüd on siis Poola. Seda üksust võib nimetada ka Poola relvajõudude vahipataljoniks. Jaa, et kui me paneme välja aukompani, siis Poola on nii suur, et võib välja panna terve aupataljoni. Et see pataljon siis, pataljoni ülesanne ongi läbi viia kõik kaitseväelised tseremooniad Poola territooriumil ja nüüd on siis Balti kaitsekolledži lipp ja lipu ees on kolonelleitnant Mart Mikersaar, kellel on väga palju erinevate operatsioonide kogemusi. Lippur on kolonelleitnant Toomas Poltovski, kes äsja naasis ÜRO vaatlusmissioonist, kus ta oli vaatlusmeeskonna ülem. Ja nüüd on siis mööda marsil kõrgem sõjakool. Lipuohvitser on major Marek Tiidrus, kellel on 2-kordne operatsioonikogemus Afganistanist ja teist korda ta siis teenis kompanii ülema abina Afganistanis. Ja lippu hoiab kolonelleitnant Kristo Lipasaar ja lipusaatorid on Tõnis Tullin ja Robert Rajaste. Vastavalt siis vormidele õhuväe, mereväe ja maaväe põhikursuste ülemad. Ja nüüd on mööda marsil staabi- ja sidepataljon ja värskelt kolonelleitnanti auastmesse ülendatud Rene Innos pataljoni ülem. Staabi- ja sidepataljoni ülem, staabi- ja sidepataljoni ülesanne, ülema ülesanne muidugi ka, on tagada kaitseväe peastaabi funktsioneerimine rahu ja sõja ajal, kaitsta, hoida ja tagada sidevahendid ja pataljon on siis relvastatud automaatidega Galil. Ja lipp oli major Sander Soomere käes. Galil, mis on valmistatud Iisraelis. Salves 35 padrunit. Kõigile meeldib, palju padrunit.
Ja sidepataljon on panustanud tublisti ka küberkaitsesse. Ja muide, spordirühm on ka sidepataljoni alguses. Ja ka Kaitseväe teavituskeskus. Ja nüüd on siis möödamarsil presidendi kaardivägi, kes kannab seekord sõjaväepolitsei õlakuid, see käisembleem, ja sellepärast, et nad valmistavad ette lisaks ka sõjaväepolitsei üksuseid ja suures plaanis oli pataljoni ülem major Martin Kukk. See on see sama mees, kes Afganistanist raamatu kirjutas? Jaa. 6 kuud kuumust. 6 kuud kuumust ja oli Estkoi 12 ülem ja ta on oma sõjaväelise hariduse saanud Saksamaal. Ja lõpetas just hiljuti Führungsek juhtimisakadeemia ja näete siin jalaküljes, jalakabuuris on siis ka sõjaväepolitseinikel püstolid Heckler ja Koch, USP ja kui võrrelda siis püstolid, et kui Makarovi püstol on nagu Moskvitš, siis Heckler ja Koch on nagu Audi, saksa kvaliteet, väga hea. Peeter, keegi ei mäleta enam, mis asi Moskvitš on. ja nüüd on siis möödamarsil Viru pataljon. Lipuohvitser kolonelleitnant Arno Kruusmann, pataljoni ülem, ja lippu hoiab kapten Margus Kallo, staabiohvitser. Viru pataljon valmistab siis ette reservüksustele jalaväelasi ja tankitõrjujad ja me näeme hiljem ka tankitõrjeüksust tankitõrje raketisüsteemidega ja taas automaadid Galil. Ja nad on siis talvistes moondamiskostüümides ja õlal on kuulipildujad MG3 Saksa päritolu. Ja siin on siis Ameerika Ühendriikide jalaväekompanii, nad on dragunid ja tegemist on teise ratsaväerügemendi 3. eskadroniga. Ja, mis asub Euroopas. Ja dragunid ajalooliselt on siis ratsaväelased, kes võivad sõdida nii ratsa hobuste seljas kui ka jala nagu jalaväelased. Ja nemad on siis varustatud straikeritega, mis on kaheksarattalised soomusmasinad, mida me näeme ka. Ja põhimõtteliselt see üksus on osalenud peaaegu kõigis sõjalistes konfliktides, kus on Ameerika Ühendriigid olnud alates sõjast Mehhikoga. Ja nüüd on siis möödamarsil Viru jalaväepataljon ja pataljoni ees on pataljoni staabiülem major Tõnis Vau. No nii, aga kuulda on esimest põrinat ja algas naljaga pooleks ka õhuparaad. Jaa. Ja siin me näeme õlal siis Rootsi kuulipildujad KSP 58 ja see oli siis Eesti õhuväe Robinson, mis lendas helikopter. Need olid siis õppehävitajad L-39 ja nüüd on möödamarsil meie liitlased Ühendkuningriigist. Lancasteri hertsogi rügemendist L-39. Ja me proovime nüüd telepilti kahe sündmuse vahel jagada, sest samal ajal toimub ka läbimarss. Ja nüüd on siis suures plaanis Kaitseliidu lipp ja kõige ees on kolonelleitnant Eero Kinnunen, kes jätkab oma teenistust Kaitseliidus, kes on väga hinnatud ohvitser ja kes oli eelmisel paraadi ajal Viru pataljoni ees. Aga nüüd siis on ta läheb oma kogemustega Kaitseliitu veel tugevamaks tegema, kui Kaitseliit on ja see on siis Harju malevalipp ja Harju maleva pealik on kolonelleitnant Gunnar Havi, Saaremaa mees. Ja lippur on lipnik Daniel Nüüd, Männiku malevkonna pealik. Ja nüüd lendavad siis Eurofighterid. No need on ikka lennukid. Need on, tahaks öelda, et kõige moodsamad, aga peaaegu kõige moodsamad mitmeotstarbelised lennukid, et ameeriklased on vahepeal juba käibele võtnud ka F-35 või evitavad neid, et F-35 on veel grammi võrra moodsamad, aga Eurofighterid on ülimoodsamad ja neid kasutavad
Saksamaa, Itaalia, ahaa, see on siis akadeemiline malevkond. Ja rivi ees oli Gert Kaju, akadeemilise malevkonna pealik, tema kuulub Korpirooniasse ja töötab riigiametnikuna ja siis lippur on Põhjala, üliõpilasselts Põhjala mees, jaoülem Rait Kapp ja lipusaator on Erki Kuusma, kes on erialalt kuulipildur. Nii, ja need on siis F-16. Belgia õhuvägi. Ja nagu mainitud sai, on nad siis õhuturbe valves. Ja nüüd on siis möödamarsil Sisekaitseakadeemia. Lipuohvitser on Priit Heinsoo, politseimajor, politsei- ja piirivalvekolledži direktor ja üksuse lippur on Triinu Laos. Lippu saadavad kadetid Raino Teras ja Tiit Sikk. Ja alates 2015. aastast on Sisekaitseakadeemial naisrektor Katri Raik. See on siis esimest korda, kui naine juhib. Katri Raigil on metsikud kogemused õppeasutuste juhtimisest, et ta on olnud väga edukas Tartu Ülikooli Narva kolledži rektor, et Narva kolledž on saanud Narvas lisaks sellele, et ta on nagu vaimne, on ta ka füüsiliselt saanud maamärgiks Narva ajaloolises vanalinnas. Ja nüüd siis kaamera näitab esimese jalaväebrigaadi ülemat, suures plaanis kolonelleitnant Palm, Vello Veiko Palm ja lippur on aasta ohvitser kapten Vladimir Kuznetsov, kes on suurtükiväelane. Ja nüüd siis näidatakse suures plaanis Skautspataljoni juhtsoomukid, Skautspataljoni ülem kolonelleitnant Andrus Merilo ja lippur on staabiveebel Meelis Piirsalu, kes on Skautspataljoni veebel. No Skautspataljoni ootab ees kolimine ja osaliselt või paljuski seondub ka CV-90-tega, mida me tänasel paraadil ei näe. Ja nüüd näidatakse B-kompanii ülemat kapten Mattias Puussepa, et B-kompanii osaleb siis paraadil. Järgmise aasta paraadil suure tõenäosusega on juba jalaväe lahingumasinad CV-90-35, mille me ostsime Hollandist ja skaudid juba õpivad nende peale. Nii-öelda. No õpivad, et tegelikult esimesed masinad peaksid Eestisse jõudma selle aasta teises pooles ja ütleme nii, et soomuskaitse tulejõud, et seda skaudid saavad kõvasti juurde ja siis Eesti soomusüksuste taktika areneb mitte vähe. Ja mis on suur pluss nendel CV-90-tel, et need jõuavad sammu pidada meie liitlaste tankidega, et nad kindlasti hakkavad Tapal koos liitlaste tankidega harjutama. No skautide sügise suursündmus oli kindlasti NATO selle kümnendi suurim õppus Trident Juncture, 35 000 inimest. Ja nüüd on siis Kalevipataljon. Kalevipataljoni ülem on kolonelleitnant Mait Müürissepp, kes 1993. aastal astus Riigikaitseakadeemiasse. Ja Kalevipataljon osaleb siis paraadil 6 soomustransportööril Sisu XA-80. Ja lipp on staabiveebel Ivo Kase käes, kellel on koguni 5 missioonikogemust. Ja staabiveebel Ivo Kask oli veel paar päeva tagasi vanemveebel, et soovime talle õnne. Et staabiveebli auastet võib võrrelda kolonelleitnantiga. Ja Kalevipataljon õpetab välja siis ajateenijaid ja siin on siis näha kuulipildujat, mis on Ameerika filmidest tuntud nagu 50 Cal 12,7 raske kuulipilduja.
kohal on poliitikud, diplomaatiline korpus ja palju külalisi. Sisud on siis Soome päritolu soomukid, et Scoutspataljon kasutab, ütleme, et suurusjärgus 10 tonni raskemaid soomukid ja need on siis dragunid straikeritel. Striker soomukid on siis 8-rattalised, kõrge läbivusega, kiired ja põhimõtteliselt see dragunid on siis meie mõistes kerge jalavägi, nagu skaudid on enne jalaväe lahingumasinate saamist, et siis nad muutuvad raskeks soomusjalaväeks. Ja üksus paikneb alaliselt Saksamaal Vilsekis. Kasutavad ameeriklased straikereid väga laialdaselt, on endal olnud võimalus Bagdadis patrullida. Ja tegelikult straikerite kasutusele võtmine tõi sisse uue lahingu juhtimise, kuna lahingukontrolli ja juhtimissüsteem, mis paigaldati kõigepealt straikeritele, võimaldas siis reaalajas lahingut juhtida läbi arvutisüsteemi, et oli võimalik näha, kus asuvad lahingumasinad, kus on sõdurid ja mis lahinguväljal toimub. Nii, ja nüüd on siis Viru pataljoni tankitõrjekompanii kapten Vladimir Kolotõgin, tankitõrjekompanii ülema abi oli suures plaanis, kes oli see vist eile Eesti Televisiooni Ringvaates, rääkis, kui hea asi on Javelin. Aga praegu on masinate peal siis tankitõrje raketisüsteemid Milan, mille sihtkuline laskekaugus on kuni 2000 meetrit ja efektiivne laskekaugus 300 kuni 1950 meetrini. Aga juba on relvastusse jõudnud 3. põlvkonna tankitõrje raketisüsteemid Javelin, mida need inimesed, kes on tulnud Tallinnasse paraadi vaatama, saavad ka siin näha, et need on nagu lase ja unusta kuni 5 kilomeetrit, see kinnitan teile, see on veel lihtsam kui arvutimäng ja nad hävitavad tanke suurel hulgal ja suurel kiirusel, nagu üks suurmees ütles, et nad löövad tankidele sisse ülevalt, kus on soomus kõige nõrgem. Ja nüüd siis pioneeripataljon ja kolonelleitnant Eero Tepp, pioneeripataljoni ülem, oli suures plaanis. Ja lippur on nooremleitnant Sven Pruuel, pioneeripataljoni staabi ja tagalakompanii ülem. Ja mis on siis pioneeride ülesanne, mitte segamini ajada ühe vana organisatsiooniga. Pioneeride ülesanne on tagada oma vägede liikuvus, tõkestada vastase vägede liikumist ja kindlustada oma vägesid. Ja need on siis Ukrainast soetatud sillad, mis on krassveokitel. No see on umbes 10 meetrit silda on seal peal. Ja neid saab oma vahel ühendada ka, et saab mitu tükki kokku panna ja meie vajadused nad täiesti katavad ära, et kuna kannavad kuni 60 tonni raskust. Ja mannide peal on siis veel pikemad sillakonstruktsioonid. Mannide peal on tegelikult teelaotusmasin. See on teelaotusmasin MAN FSG, mis suudab raskesti läbitavale alale, kus on soine vesine, laotada umbes 50 meetri pikkuse kõva kattega tee ja neid saab jälle oma vahel ühendada, et sealt saab siis kas toetusmasinad, suurtükivägi, lahingusoomukid üle sõita. Peaks olema nüüd õhutõrjepataljon. Kui tuul nüüd lippu liigutaks, siis võiks ka päris kindel olla. Ja major Pikner, kes on õhutõrjepataljoni ülem, oli siis suures plaanis ja pataljoni lippur oli siis vanemveebel Jaan Liister, kes on õhutõrjepataljoni veebel. Ja nüüd nad on suures plaanis ka. Ja need on siis vanad head Sergeid. Ja õhutõrjekahurid, kiirlaskekahurid, 23 millimeetrised. Efektiivne tuleulatus
natuke rohkem kui 2 kilomeetrit, et põhimõtteliselt helikopterid lähevad kõik pilbasteks ja kes on vaadanud uudiseid, on välispoliitika huvilised, siis kuskil Lähis-Idas neid kasutatakse ka väga edukalt maasihtmärkide hävitamiseks. Ja nüüd siis paistab Mistral, õhutõrje raketisüsteem Mistral. Efektiivne tuleulatus 5 kilomeetrit. No Mistrali uus moon on nüüd Eestis kohal, mille poolest see parem on? Uus moon on ikka parem, targem. Et tabab veel paremini, veel kiiremini ja noh, kui me räägime, et tabamistõenäosus on 93%. Et siis selle 7% sees ei tahaks olla? Absoluutselt, ei soovita. Suurtükiväepataljon. Pataljoni ülem Arbo Probal, major. Ja lippur Renzo Rajaste, suurtükiväepataljoni veebel, vanemveebel. Ja suurtükiväepataljon on väljas 422 mm haubitsa ja 455 mm haubitsaga. Paraadipatareid juhib kapten Aleksandr Lupanov, tema on Narvast pärit. Ja siis esimesena peaksid tulema 122 mm haubitsad. Nüüd näete meile major Arvo Probalit uuesti. No uus riigikaitse arengukava on suurtükiväele pannud päris olulised ülesanded ja planeeritud on ka liikursuurtükkide hankimist. Ja seda vaadatakse, see on kavas tõesti. Ja nüüd on näha 122 mm haubitsad. Laskekaugus on efektiivne umbes 15 kilomeetrit ja mis on tähelepanuväärne suurtükiväepataljonis, et suurtükiväelased hoiavad omavahel väga kokku ja seekord on paraadrivis, ütleme siis autodel, ka päris palju reservväelasi, kes ise avaldasid soovi, et tahavad paraadil ka olla pärast edukat siili ja suurtükiväelased langetasid targa otsuse ja reserv on rivis. Väga hea. Sisemist sidet tuleb hoida. No nende 122 ajalugu on ikkagi rohkem kui huvitav. Nad on ostetud Soomest, Soome ostis nad omakorda endise Ida-Saksamaa varudest ja sinna need jõudsid omakorda Nõukogude Liidust. Nii et ajalool on irooniat. Kui meeskond on väga hästi treenitud, siis ei ole ju tähtsust, milline mürsk vastast tabab. Selle kildmürsu kaal on umbes 22 kilo. No need on vähe jämedamad torud. Jaa, 155 mm haubitsad ja nende laskekaugus on, ütleme 24 kilomeetrit ja kildmürsu kaal on 46 kilo. Need on siis valmistatud Saksamaa, Inglismaa, Itaalia koostööna ja on relvastuses Itaalias, Jaapanis, Saksamaal. Põhimõtteliselt seda tüüpi laskemoona kasutavad ka paljude lääneriikide suurtükiväesüsteemid, et vahet ei ole, kas need on siis järelveetavad suurtükid või on iseliikuvad. Ja laskekiirus 6 lasku minutis. Et kui on hästi treenitud meeskond ja Eesti suurtükiväelased on suurepäraselt treenitud. Neid on tunnustanud isegi muidu väga nõudlikud liitlased. Ja nüüd siis Tagalapataljon. Esimese jalaväebrigaadi Tagalapataljon, lipuohvitser, pataljoni ülem, kolonelleitnant Kalmer Kruus ja staabiveebel Gunnar Taufik Matsu on siis Tagalapataljoni veebel, kes hoiab lippu. Iga eduka ohvitseri selja taga on tark ja suurte kogemustega veebel, kes aitab tal teenistust korraldada. Kuulipilduja MG3, Saksamaa päritolu, soomustatud unimogid, mis on välismissioonidel Eesti sõdureid väga hästi teeninud. Ja siis
Volvo veoskeemiga 6x6 autod, millel on siis tõstukid. Et kui tagalateenistus on korraldamata, lahingteenindustoetus on korraldamata, siis väed ei sõdi, sellepärast et katkisi asju ei viida ära, kütust, toitu ja laskemoona ei tooda juurde ja haavatuid ei viida ka ära. Et see peab olema kõik korraldatud ja lahingteenindustoetus on viimastel aastatel arenenud kiiresti, aga see on ka arusaadav, sellepärast et relvasüsteemid on läinud keerulisemaks ja meie tehnika on läinud keerulisemaks ja kõik need evakuatsioonimasinad, nagu me näeme, et need peavad suutma siis evakueerida ka rasket soomustehnikat. Kuperjanovi jalaväepataljoni miinipilduja patarei ja üksuse ülem on kapten Margus Mikk, kes annab praegu au. Ja paraadil on väljas 120 mm miinipildujad. Ja, mis on Rootsi päritolu. Tuleulatus on keskelt läbi 6 või natuke rohkem kilomeetrit ja meeskonnas on siis 7 meest ja see on jalaväepataljoni oma orgaaniline tuletoetusvahend. Ega see miinipilduja tule all keegi ei taha olla, seal on väga paha. Ja 120 mm miinipilduja sealt järgi jäävad ju ainult pilpad. Nii, ja kaitseliitlased, Kaitseliidu Rapla Maleva tankitõrje kahurirühma juhib nooremleitnant Mati Mäe, kes on Kaitseliidus olnud juba tubli 17 aastat. Maleva lippu kannab nooremleitnant Aavo Väli, kes on Märjamaa üksikkompanii pealik. Väga suure staažiga 26 aastat Kaitseliidus. Ja peagi jõuavad kaitseliitlasteni ka Javelinid, siis Kaitseliidu tankitõrje üksused muutuvad veel ohtlikumaks, kui nad on. Need on 90 mm, jah? Need on 90 mm tagasilöögita suurtükid. Et kui kombineeritud tulevahenditega, teiste tulevahenditega kasutada, siis vastase soomustehnika vastu on need päris aktiivsed või päris efektiivsed, aga tankide hävitamiseks on muidugi Javelinidele praegu maailmas väga palju võrdseid ei ole. Ja Kaitseliidu Tallinna Maleva miinipilduja rühm. Lippur on Kristjan Pütsepp ja lippuri assistent lahingkompanii ülem kapten Meelis Tasa. Ja miinipilduja rühmal siis autodel on 81 mm miinipildujad. Ja kapten Meelis Tasa on teeninud varem suurtükiväe pataljonis, et tal on kaudtule andmise ja väljaõpetamise kogemus väga suur. Siin on need miinipildujad ka siis näha. Ja osaletud on ka rahvusvahelistel õppustel, näiteks Steadfast Jazzil 2013 Poolas. Ja autod, millega kaitseliitlased sõidavad, olid siis Mercedes-Benz Unimogid. Nii, õhuseire division. Õhuseire divisioni ülem on major Hardi Lämmergas. Teatavasti üks Groundmasteriga varustatud radarpost töötab Muhus ja teine Otepää lähedal Tõikamäel ja kui eelmisel aastal oli paraadil Tõika radar, siis tänavusel paraadil on esindatud Muhu radariposti radar. No näed, sinu kodukandist ka siis kõik, päris... No üks saare värk puha. Üks saare värk puha ja see Muhumaa käib ka otsapidi Saaremaa alla või. Ja
divisjoni üks meeskond paikneb alaliselt ka Leedu Vabariigis Karmelavas, kus on ühine õhukontrolli keskus. Ja divisjoni peamine ülesanne on siis Eesti meie õhuruumi seire ja NATO integreeritud õhu- ja raketikaitsesüsteemi osana ka NATO õhuruumi kaitsesse panustamine just selle pildi tootmise läbi ja meie õhuseirajad osalevad ka siis õhuturbe hävitajate õppustel olevate lennuvahendite juhtimisel meie õhuruumis ja siis ja see on nüüd toetusväejuhatus, toetusväejuhatuse lipp ja lipuohvitser on major Kurmo Meister suures plaanis ees, et toetusväejuhatuse ülem on kolonleitnant Kalev Koidumäe, kes on praegu Tartus Balti kaitsekolledžis kõrgemal juhtimiskursusel ja siin on siis tagalapataljon, toetusväejuhatuse tagala pataljon ja kolonleitnant Andres Graaf, pataljoni ülem. Muide, toetuse väejuhatuse lipul on ladinakeelne lühend ex nobis dependent ehk meist sõltuv ja sellega tuleb ainult nõustuda. Ilma nende meesteta ei ole võimalik ei rahu ajal armeed pidada, rääkimata sõjaolukorrast. Täpselt nii on, jah. Läksid mööda tankurmasinad ja nüüd tehnikat on väljas üksjagu, kokku 12 lahingteenindustoetuse sõidukit. Jaa, need on siis väliköögid, mis suudavad toita 500 sõdurit ühe roaga või kahega 250. Hollandi päritolu. Hollandi päritolu, jah. Uljaši kahurid. See termin põhjustab palju elevust, aga see on nagu toortõlge saksa keelest ja nüüd on jälle evakuatsioonimasinad, mis katkise purustatud ja katki läinud tehnika lahinguväljalt või marsikolonnist evakueerivad, viivad nurga taha, kuhu vaja, varju, parandavad ja tagasi. Ja samuti sellise võimekuse olemasolu aitab teatud hetkedel ka tsiviilprobleeme lahendada. Jaa, see on meditsiinisoomuk. Ja pääste ja evakuatsiooni sõiduk TAF. See oli nüüd Mercedes-Benz. Actros 8 ratast veavad. Ja paraad hakkab nüüd vaikselt jõudma sinna faasi, et jäänud on veel orkestrid. Ja neid on täna 2. 50 kaitseväelasest koosneb kaitseväeorkester. See on hoopis Piirivalve- ja Päästeameti orkester ja tseremoniaaldirigendina oma esimese paraadi teeb siis Simmu Vasar, kes on pikaaegse piirivalveorkestri ülema Arvi Miido õpilane. Simmu Vasar on mänginud ka ise NATO Shape'i orkestris. Orkestril on 17 helikandjat ja osaletud paljudel muusikafestivalidel, muuhulgas ka Austraalias ja Kanadas. Ja orkester peab ennast 28. aastal loodud politseiorkestri järeltulijaks. Ja nüüd oli suures plaanis kaitseväe orkester. Orkestri ees kolonelleitnant Indrek Toompere, kes on paraadidel kaitseväe orkestri tseremoniaal dirigent olnud nii kaua küll, kui mina mäletan. Aga kes enne oli, ei tule meelde.
ja et me naistele liiga ei teeks, siis orkestris teenib 6 naiskaitseväelast ja paraadil peaks olema 3. ja kogu paraadi muusikat juhtis Kaitseväe orkestri ülem, Kaitseväe peadirigent, kolonelleitnant Peeter Saal, Võrumaa mees, et see läks tal hästi, et võidupüha paraad tuleb Võrus. No nii, Peeter, aga paraad hakkab siin kohe-kohe lõppema, aga tänase pidupäeva sündmused kindlasti jätkuvad ja kellel võimalik, minge kohale sündmustele või jälgige Eesti Televisiooni. Peeter, mida selle ilusa keskpäevase ülekande lõpetuseks öelda? Suurepärane, mida ma oskan öelda, et päikest oleks võib-olla pisut rohkem tahtnud, aga ega siis sõdurid ei küsi. Ei ole halba ilma, on ainult kehv varustus ja Eesti sõdurite ja meie liitlaste varustus on hea. Isegi meie liitlased ei pelga niisugust niisket ja külma ilma, et Ameerika dragunid olid üsna särgiväel ja ei teinud teist nägugi. Neile meeldis. Ja tegelikult see on väga oluline, et me nägime, et me oleme kõik koos, meie liitlased, kaitseliitlased ja reservväelased. Nii et, head vaatajad, pidutsege rahulikult, Eesti on kaitstud. Meie ülekandemeeskond, produtsent Lii Kuldmäe, režissöör Marek Miil ja kommentaatorid Peeter Tali ja Andres Kuusk tänavad teid. Ilusat vabariigi aastapäeva! Mille järel politsei avab väravad ja ligipääsu tehnika juurde.